No nii, ei oskagi sellist videot mitte kuidagi hästi alustada, aga ma alustan sellest, et ma tahan tänada teid, et teid on aastate jooksul nii palju mulle kogunenud. Sügar kummardus teie ees. Hakkan siis näitama oma relvasid, mis mul on siin aastate jooksul kogunenud. Alustan automaatidest. Üks mu vanim automaat JG36. Ostsin kunagi selle endale tagavara relvaks, aga millegipärast ta sai mul päris pikaks ajaks ikkagi põhirelvaks. Et iseenesest on ta selles hinnaklassis väga hea relv. Näiteks, kes alustab algajale, ei raatsi kohe nagu väga suurt summat nagu relva peal panna. Et siis see on kindel valik. Siis on mul teiseks automaadiks P90. Tootjat ei tea, täpselt mudeli nimetust ei tea, P90. Selle ma ostsin Olle käest endale kuulipilduri backup relvaks. Kindlasti lisake pilt ka Olle kanalile peale, panen selle siia kuskile siia üles ekraani peale ka. Et väga kvaliteetset materjali toodab, kui ta viitsib filmida muidugi. No Olle hakka filmima muidu. Siis on mul ASG Scorpion Evo 3. Minu tige putukas. Kasutan tal siis mõnikord sisemängudel G&G Midnight Hawk Trasser summutit, mis on nagu annab päris palju juurde Trasser kuulidega mängides. Peal on tal siin väike mikrodot ja taskulamp. No see on nüüd mu kõige uuem nunnu. Pidin päris mitu relva maha müüma, et seda endale osta. Muidu naine, kurat. Tahtsin uuti anda. Müüsin enda snaipri Ollele maha ja siis enda JGT3 teisele sõbrale. Ehk see siis on meil Crytek LVOA kriips C. Et seda ma kasutan nüüd metsamängudes. Et majamängudeks kasutan Scorpionit. Et see jääb majamängu jaoks natukene vist liiga pikaks minu jaoks. Peal kasutan väikest punatäppi, mis on kerge zoomiga, et metsas paremini vastas sihtida, et väga kimmesi. Siis siin on mul pumppüssid automaatiliselt. Double Eagle, mudelit ei tea, katki. Tervitused Villule, kes sellega kuradi trepist alla kukkus ja ära lõhkus. Aga kuna Villu on nii hea sõber ja ta on niuke aumees, siis ta ostis mul kohe uue pumba. Ostis siis mulle sellise GFC pumppüss. Ma täpselt mudelit ei tea. Proovin üles leida täpselt mudelid ja panen kõikide relvade lingid ja asjad sinna alla kirjeldustesse. Et selline pumppüss majas mängida väga lahe. See on mu pisike boomstick. Cima M052 40 mm granaadiheitjaga. Algul kasutasin selliseid granaate, millel on siis eraldi augud nende kuulide jaoks. Ma ei tea, ei tööta nii hästi. Nüüd ma kasutan ASG 90 lausulist granaati. Kuulid läheb see sisse, siia tõmban teibi ette, gaas sisse kriin käes. Ja laseb väga hästi palju paremini kui nüksed. Ja, granaatidest veel. Majamängus kasutan siis ASG Storm 360 granaati. Sisse läheb 165 kuulikest, green gassiga täidad
ja siis kokku põrkel või maha visates teeb 360 kraadi ja viskab kõik need 165 kuuli välja. Väga kindel. Nüüd püstolid. Üks mu vanimaid püstoleid on siis KJ2V ehk siis KJ Works M9 Full Metal. Kahjuks ei tööta, salv lekib. Pole aega olnud uut salve ka tellida. Ostan pigem uued relvad. Siis on mul siin veel üks KJ Worksi Glock 23 Green Gassiga. Suvel väga hea mängida tagasilöögiga. Külmaga kahjuks mängida ei saa, hakkavad salved lekkima. Plastikkelguga, ma ei tea, selle rahast relva küll muidu. Siis on mul veel K2VC MT40 ilma blowback'ita püstol. Saab mängida aastaringselt ilma probleemideta. Talvel külmaga ei ole mingit salve lekkimist ega mitte midagi. CO2 töötab. Küll on täis plastik, aga laseb sellest väga hästi. Vanad asjad said nüüd näidatud, et nüüd tuleb midagi uut. Täna hommikul käisin siis automaadis, Omniva automaadis järgi väiksel pakikesel. Suur aitäh pitsapoistele, eriti Otile, kes sellise asja sebis mulle. Ma proovin selle kuidagi lahti saada, jube hästi on pakitud. Kurat! Ei saa raisk. Kurat! Proovi sellega. Oo, aitäh Artur. No sellega saab kindlalt lahti. Nii. Prahti maha jätta, selle võtab ilusti pärast kaasa. Aitäh Artur. Mis meil siin on siis? Selline asi. Teeme lahti. Teen! Oi. Paneme vargu maha. See siis on mul nüüd kõige uuem nunnu. Novritsi SSB1 püstol. Võtsin igaks juhuks ühe lisasalve ka, kuigi siia läheb 31 kuuli, aga noh, mõnikord ikka on rohkem vaja lasta. No esmamulje on ikka selline väga tumine tükk. Mugav on käes. Ja paneme gaasid, värgid sisse, vaatame, kuidas ta laseb ka. Muidugi vaatame. Mis mul on nagu seal salve juures ilgelt meeldib, on see, et siin salve laed siit alt poolt. Et hästi kerge on nagu laadida, et ei pea siit ülevalt kuidagi jamama nendega. On kroona ka kaasas, vaatame, kuidas laseb siis. Nii. Ussu raisk! KTM! 104 meetrit sekundis. Pole paha. Ja nagu öeldakse, ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtakse, siis proovime, kuidas see uus Novritsi püstol laseb ka. Artur, anna minna. Oota. Oled valmis? Valmis!
nii, Artur tegi mulle haiget. Tahtsid vastu selget lasen? Jaa. No keera selg. Aitab jah? Kurat, see blowback sellel püstolil on ikka nagu siga hea. Üks asi, mis ma nüüd tahan veel proovida, on see, et palju ma nagu ühe CO2 ballooniga siis lasta saan, et praegu on esimene salv. Esimene salv on läbi, teeme väikse laadimise. Nii, teine salv. Hakkab väsima. No ligi 2 salve saab ühe ballooniga lasta, et 60 lasku siis. Et iseenesest on nagu päris hea. Blowback on väga tugev, et sinna läheb kõvasti juba seda CO2 gaasi kindlalt ära, aga mina on juba siga rahul. Väikse saladuskatte all võin öelda, et kui sa endal ka sellist püstolit tahad, siis vaata www.airsofter.ee. Seal on asjalikud kutid, saavad tellida teile